Tere tulemast tagasi siis Pingesuhete kanalile ning tänane video räägin ma teile lähemalt siis oma Foot Championsi kogemusest ja räägiks ka osa mõttes natuke Fifast ja oleks mul ka üks väike video ja teile küsimus, et kas teil sobiks nii. Aga nimelt siis mu Weekend League käis siis 30 mängu ja mängisin 2 päeva seda. Esimene päev algus läks suhteliselt halvasti, siis teine kord hakkasin mängima esimese päeva jooksul. Sain umbes 6-võidulise võiduseeria, mis oli siuke mõnus motivatsiooni boost. Õhtupoole läks jälle halvemini ja tuli vist siis 5-6 kaotust järjest. Ja pärast seda ma jäin siis 60-le. Et siis 6 võitu 10 kaotust. Minu eesmärk oli saada Gold 3, vist oli 3, mis on siis 14 võitu ja ütleme pärast pooli mänge olin ma 6-10, mis tähendab seda, et ma pidin suhteliselt väga hästi mängima oma järgmised päevad. Siis teise päeva hommikul hakkasin mängima ja mängisin, kui lõpuks alles oli 10 mängu ja mul oli 10 mängust oli vaja 7 võitu. Ei, 7, vabandust. 10 mängust oli vaja vist, kui ma õigesti mäletan. Ja ikkagi oli 7 võitu, jah. 7 võitu oli vaja 10 mängust saada. Ja mängisin neid siis lõunapaiku, sain siukse mõnusa 2-mängiluse võiduseeria. Kaotasin ühe mängu, võitsin järgi 2 mängu. Siis mul lõppude lõpuks jäi veel 3 mängu alles, nii et mul oli vaja 2 võita, 1 võisin kaotada. Siin on siis peal minu siis nii-öelda 3. viimane mäng, mille ma siis mängu tulemused näiteks võitsin kaotasin. Ütleme nii, tegemist oli väga tasavägise vastasega, aga lõpuks oli nii, et kus oligi 1 mäng alles ja ma pidin selle mängu kindla peale võitma, mida ma ka õnneks tegin siis. Aga nii palju gameplay kohta, kui ma nüüd olen neid 30 mängu ära mänginud, võin öelda seda, et number 1 asi. Fifat ei tohi mängida siis, kui sa oled rage pannud juhuslikult, sest et see ei ole väga hea su tulemusele. Ja FIFA peale tuleb keskenduda, seega tavaliselt õhtuti soovitaks ka siuke mängida, kui tahab mängida tõsiselt, sest siis sa nagu ei keskendu sellele, vaid keskendud teistele asjadele. Siis see, mis ma nüüd sain aru, kuidas näiteks kaitsta, on siis see, kus sa ei tohi oma keskkaitseid positsiooni pealt välja tuua. Kuna muidu see, kui ma praegu olen toonud keskkaitse välja positsiooni pealt, see oleks andnud talle puhtalt vaba ruumi, oleks saanud panna ühe kiire läbisõidu Adama Traore näiteks. Ja selle asemel, et siis tuua keskkaitset välja, selle asemel tavaliselt soovitan liikuda CDM-iga tagasi ja temaga täkkelida. Aga kaitse tegelikult on väga raske. Üks asi, mis võib-olla nagu mind aitas, oli see, et kuna ma tean, et inimestele meeldib lüüa nüüd, see FIFA meta nüüd lüüa siis läbi nagu mitte enam etteposti, vaid värava tahaposti. Ja võib-olla see aitas mind, et ma teadsin, kui tulevad üks nad tahavad tahaposti lüüa ja ma liigutan väravahti just enne lööki natuke tahaposti, mis tähendab, et tal on suur võimalus ära tõrjuda palli. Aga ründamise kohta on see, et siis ma veel väga hästi pole aru saanud. Mängin ikka veel possession game'i. Tähendab seda, et ma saadan siis keskväljal oma meestega palli ja üritan äärekaitseid leida. Aga skill move, mis töötab, on number 1 on fake shot, täiesti tavaline fake shot. Ja number 2, mida ma tavaliselt proovin kasutada, siis kui ma mängin hästi, proovin kasutada tavaliselt enne igat söötu pallrolli. Ja viimaseks asjaks, mida ma harva vahel kasutan, mitte päris harva, vaid nagu päris tihti tegelikult kasutan, on näiteks fake shot ja siis laakord ketta järgi. Nagu ma enne ütlesin, et siis OP on tahaposti löömine, seda ma olen proovinud, et vähemalt natukene harjun sellega ära.
siis tahaposti lüüa on siis 2,5 power'it ja suunata pall tahaposti. teine OP asi on siin mängus tegelikult on cross-senderdused. kui need tuleb õigesti välja, siis on väga halb olukord. ja ütleme nii, et te võib-olla näete kohe, kuidas mina oma penalteid löön. see ei ole siis tavaline löök, vaid kasutan veits teistmoodi. Jap, oota, kas see on see? see oli täiesti tavaline löök, see oli halb. ilus tõrje tema poolt, siin ta oli ilus tõrje penalti. taaskord oleme nüüd lähme siin 1-0 maha ja me tegime õnneks siin tõrje netoga. siin panime tavalise löögi taha nurka. siin ta petsib ilus tõrje Hangijaniga. väga ilus penalti Dembele poolt, seis on nüüd 2-2. Fati on neto vastu, Fati läheb löögile ja me toome netoga selle penalti napilt ära, see pall jääb isegi põrkuma sinna. siis Lorentega lähme löögile. lööme seisuks 3-2. me olime 2-1 maas, kui ta meile 2 penaltit löödud juba. meil on 0-1 maas. ja siin me tegime tõrje, mis siis tõi meile ära selle ühe võidu, mida me vajasime. aga nüüd siin üks mängutus oli disconnect tuli, mitte see, vaid oligi siis eelmine mäng tuli disconnect. siis mul jäigi ainult üks mäng alles, mängu vastu oli siis siuke tiim, vaatan, et tegelikult väga hea tiim. Rashford, Mane, Saint-Maxim, Pogba, kaitseliin on väga hea, kõik oli perfektne. siin juba tegelikult 4. minutil Rodrigoga rahulikult nagu räägin, mulle meeldib hästi possession'it mängida. siis siin Dembelega sai proovida 16 joone pealt umbes finessi ja milline ilus finess sinna taha posti lihtsalt. siin mängus oli tegelikult meil väga palju võimalusi. kasutan ka kusjuures R1 driblingut. see aitab siis seda kaasa, et raskem on nagu mängijat täkelida, kui nad suudab rohkem tagasi jõuda. siin on Dembelega võimalus. Alisson, selles mängus sai ka Alisson nimetõrjeid, seega Martin näete veel nüüd rohkem. kaitses jah, ei tasu mitte kunagi kiirustada. nagu ma ütlesin, et tuleb keskkaitsega hoida tagasi ja pigem CDM-idega täkelida. siin oli meil võimalus, Rodrigol perfektne võimalus, ta lööb selle palli mingi meetri mööda. siin taaskord saab Pogbaga läbi, ma ei lähe keskkaitsega vastu, ma coverin keskelt, tuleb imeline löök tegelikult, väga tugev power, ootamatu minu jaoks. Lõpuks läheb latti või posti, ma ei tea, kuhu see läks isegi. siin ta Manega tõusis, tuli Lorentega vastu, Lorente võitab selle palli ilusti. ja nüüd on jällegi, vaadake, siin tegelikult on 4 versus 5, 4 versus 3 olukord, siin võib kas võtta. siis ongi tavaliselt meil perfektne võimalus, jällegi Alisson teeb esimese tõrje. aga ongi see, et soovitan kasutada kõigil pallarolli, kui tahate mängida. enne igat söötu. mida ma veel valesti teen, on see, et ma teen pallrolli mängijale otsa või skill-move'i automaatselt teen mängijale otsa. tegelikult nagu mõelda, mille jaoks, mis on nagu skill-move'i teen, et saada mängijast eemale. seega ma peaksin nagu rohkem sellega ära arvama, et ma pean tegema sellest kontrollivatest mängijast, keda kasutab, tegema skill-move'i teisele poole hoopis. siin oli tegelikult ka väga hea võimalus, aga ilus tegi hea vahele. siis arvasin, et siin on penalti. aga tegelikult ei olnud penalti, meie õnneks oli ainult karistuslöök ja selle karistusegi püüdis neto lebolt. see mäng pidi olema kindel võit, muidu me oleksime kaotanud. imeline läbisõit Aubameyangile, Aubameyang saab minna, Alisson tuleb vastu, Aubameyang läheb löögile ja Alisson teeb otse mõttes imelise tõrje. siis jällegi kaitses ei tohi, nagu ma ütlen, ei tohi rünnata lihtsalt, võtke rahulikult, kuna kui inimesed ründavad, te näete nagu, kuidas need kaitseliine jäävad tühjad augud, mida on tegelikult võimalik ära kasutada. ja siin jällegi võimalus, meil oleme 1-0 ees ainult. Alisson hoiab teda mängus puhtalt. siin on väga hea võimalus. oleks ma kaitsega ette. aga üks teine teema siis, mida ma tahtsin küsida, on see, et kas teil oleks siis huvi näha millagi sükest uncut gameplay'd näiteks mingist draftis, kui ma teen, et ongi see, et kus ma näitangi seda, kuidas ma mängin kogu terve mängu. või tahategi sükest lõigatud natuke rohkem, et võtaks vähem videoaega. ja alati ütlen seda, et võib-olla järgmine nädal isegi ka
reede, laupäev, pühapäev on striimid tulemas jällegi. Striimin Foot Champi ja loodetavasti saab parema kui 3-3. ja ma vabandan ka selle eest, kes olid striimis nädalavahetusel, siis oli see, et päris tihti viskas välja. ja stream läks kinni, see oli mingi, ma ei tea, mis toimub, aga network'i probleemid on. ja kui teile meeldis video, jätke like, sub, kommentaar, kui te olete nõus millegiga. võtan ta career moodi, aga nagu siis näha, lõpetasin Division Rival Weekend League'i 3-3 4 võiduga. olen väga rahul ise.